98 Matale. Selle konto teha ja siis arvutis. Kuulge, ärge tehke! Saad enda konto teha ja siis sa logida, sest praegu sa olid kontol. Aga kui sa enda konto saad teha, siis saad kodus uuesti edasi teha, näiteks välja printida kõik asju. No tšau! Uus vlog. Ma olen siin kesklinnas. Mõtlesin, et tulen ütlen tere. Mul on, käisin hommikul, andsin tunnid ära ja nüüd on ülisegane päev, hästi palju meeles pidada asju. Ja tegelikult ma mõtlesin, ma alustangi sellest, et ma võtan, lähen ostan endale ühe planeerija. Sellepärast, et ma olen aru saanud, et mul kuidagi nagu ei sobi need variandid, mis mul on ja ma ei saa, nagu mul kirjas ei ole, mul meeles ei ole. Ja rääkisin töökaaslasega eile ja siis ta ütles, et tal on nagu A4 suuruses see planeerija, et mega hea, kõik asjad on ühes kohas, sest mul on praegu nagu erinevad asjad erinevate märkmikute jaoks või nagu erinevate märkmete, sest et kõik märkmed, mis mul on vaja teha, ei mahu sinna ära, mis olemas on. Ja siis ühesõnaga on igavene jama sellega. Lisaks mul on homme lapse sünnipäevapesa munal, siis mul on selleks vaja mõned asjad üles, tuletas mulle meelde ka, et eile õhtul, et emme, sa pead ju homme minema salaja ostma mulle üllatuseks tordi peale selle küünla number 8-ga Selverist. Mul oli nagu okei, et ta tahab seda 8 küünalt, et ma ei osta 8 küünalt. Siis ta teeb tordi ise, tahab teha sellest tordi põhjast, mis ma ostsin realiseerimiskeskusest viimati. Paneb nutellat peale ja pudingit vahele ja siis maasikat, et maasikaid peab minema ostma. Siis on ühel endisel kolleegil sünnipäev, tahaks tema juurest läbi hüpata, talle viia lilled ja kingituse. Ja siis vaadata, et äkki, kuna ma siin kesklinnas juba olen, et äkki lapsele mingit kingitust veel. Tegelikult nagu selles mõttes kingitust, et ma tean, et tal oleks vaja kleiti nagu praeguse aasta ajale sükest, et kui näiteks lähevad klassiga kuskile teatrisse või läheme kuskile sünnipäevale või nagu tal endalgi tegelikult sünnipäevale praegu nagu pole sükest oma sünnipäeva peole panna. Nii et pean ja siis ma mõned asjad tahaksin osta seda kinkepaberit või tegelikult mul äkki on kodus teipi, sest et talle meeldivad ju, kui on need pakitud kingitused, mitte nagu kottides ja talle meeldib seda paberit lahti teha. Kuigi ma ise nagu alati eelistan neid kotte, sest neid on hea taaskasutada. Et see paber ribitakse katki ja siis ta läheb kohe prügisse, aga jah, et ma mõtlengi praegu, igal juhul praegu ma käisin Pestri poes, käisin Periti juurest korra läbi. Lobisesin natuke ja siis käisin Pestri poes, ostsin hommikusöögi endale. Mul tuli siuke isu, kui ma nägin see õlis tehtud lihapirukas. Väga hea. Sellise vee, see on ka jumala hea, kurgi ekstraktiga. Lapsed ükskord juhuslikult ostsid ja tõid koju. Ja tõesti oli mõnus. Muidu ma ostan seda, ma olen rääkinud seda piparmindi mullivett lihtsalt. Seda ei olnud Pestris või ma ei näinud, ma ei tea, suht uimane ka nagu ikka. Võib-olla ma ei näinud. Aga see on ka väga hea. Ja siis ostsin hommikusöögi magustoiduks kohvisaiakesi. Nägid ka väga head välja. Ja siis mul on vaja selle kolleegile võtsin ühe kingituse ka, mul on vaja sellele kinkekotti. Mõtlengi. Mõtle, mis teha selles osas,
et ma olen Apollos nagu käinud ja siin on mõlemad lähedal. Aga Rahvaraamatus pole ammu käinud. Praegu on hea tegelikult kalendermärkmikud on ju soodukaga kõik, kellel veel midagi on. Ühesõnaga point on selles, ma tahaks tegelikult tulla tagasi autosse ja rahulikult üles kirjutada, mis mul kõik vaja teha on. Aga samas, kui ma juba väljas olen, see oleks mõistlik järjest ära teha. Võib-olla ma istun kuhugi ääre peale lihtsalt ja kirjutan selle listi ära kuskil. Ma teen kõik asjad järjest ära. Siin Jõeääres parklas on kellaga 2 tundi tasuta. Mis praegu panebki mõtlema, et kas mul on üldse pastakas on olemas. Rando ostis tabasid, sest et mul on nagu väike mõte, et hakata äkki jõusaalis käima jälle. Siin on üks uus jõusaal, mis mulle meeldib sellepärast, et seal on see äpiga nagu näed, palju seal parajasti rahvast on nagu inimeste hirm. Täna mul oli kusjuures Pestripoes. Tundsin, kuna ma teadsin, et ma tahan neid saiakesi, nagu neid tuli küsida, need on seal leti juures. Ja mul tekkis siuke blokk, et ma ei julge, või nagu ei julge, vaid lihtsalt ei taha rääkida. Ei taha inimestest rääkida. Ja jõusaalis oleks hea, kui saaks minna nii, et teada, et seal on vähe rahvast. Lisaks seal pidi näitama, mul üks õpilane käib ja rääkis. Näitama ka nagu mingid masinad nagu seal äpis, nagu saad kuidagi panna, et sa teed ja siis ta näitab nagu palju sa oled midagi teinud ja kulutanud ja asjad. Et võtsime mitu taba, sellepärast, et lapsed on ka tahtnud kaasa tulla ja ma ei tea, selles MyFitnessis või selles oli vähemasti see, et 11. eluaastast võivad minna. Ja tüdruk sai 11, nii et tema saab minna tegelikult või tulla juba nii, et peaks tegema. Ja siis pärast näitan ka, mis ma siit saan, aga tegelikult ma mõtlesin selle üle ka, et kuskil keegi mingis YouTube videos ütles, et see haulide näitamine, ta on nagu lõbus vaadata või inimestele nagu meeldib. Aga tegelikult on, ta ei näita nagu palju, et eile ka jälle üksteist kirjutas, et mis puuder see oli, mida ma kasutan, et tahaks proovida, et see umestuskreem, mis ma soovitasin, ka meeldis. Ja siis ma alati mõtlen haulidega, et ma ei tahaks nagu, et inimesed vaatavad, et et ma ostsin. Siis kulutavad oma raha eest, neile ei meeldi, sest tegelikult haulidega on üldiselt ju see, et kui sa ostad nagu uusi asju, nagu seal näiteks realiseerimiskeskuses, siis tegelikult ma ei tea isegi, kas need asjad on nagu head, on ju. Et nagu see Kirsi Coca Float, sellelt ma ootasin nii palju rohkem, tegelikult oli suht nagu minu arust. Võib-olla ma ootused olid lihtsalt nii kõrged. Ja siis üks asi, mis ma sealt ostsin, oli see lõhe tomatikast, ma issand jumal, ärge seda ostke. See oli nii õudne, see oli suurem osa oli nahk ja see oli ulpis mingi õli sees ja see oli nagu absoluutselt ei olnud väärt ühe sõnlist ära. Nii hea teinekord võtadki ainult konservi ja sööd, kui kõht on tühi. Aga mul on teine veel ja ma mõtlen, mis asja ma sellega teen. Ma poleks mingit pastat tegema või midagi sellepärast, et siis nagu, et see õli kuidagi nagu, ma ei tea, aga siis tuleks ikka pool õli ära. Ühesõnaga, see ei olnud nagu tomatikast, ta oli ei olnud nagu hea. Ühesõnaga, et peaks rohkem just tegema selliseid, et nagu teada andma, kuidas asjad olid videosid. Mitte niivõrd nagu haulama niimoodi. Võt, aga nüüd on see lugu, et ma tegelikult peaks minema, aga ma ei taha, aga ma pean. Ja see on oma piruka lõpuni. Siis tuleb liigutama hakata just. Ma tahtsin selle jõusaaliga seoses veel öelda. Siin on ikka korralikult liha sees. Just tuli meelde, et ma pean, tuli välja, et ma pean minema paari nädala pärast tööreisile Erasmusega, mis on iseenesest tore. Aga ühes nagu kohas, kus ma töötan, ei anna nagu asju ümber tõsta. Ühes kohas, kus ma töötan, hästi lihtne ümber tõsta. Siis ta annab teada, korraldame ära. Mida iganes. Või on need mingid lastepäevad või asjad, mida on võimalik võtta. Seal teises kohas on niuke ümber tõstmine ja korraldamine ja vahetamine ja pärast mingi 45 minuti kaupa tagasi tegemine. See on lihtsalt nii tüütu. Sest Erasmus ei ole nagu lõbureis on ja see on nagu, me lähme töövarjuks sinna teistele õpetajatele.
see väsitab juba nii ära. Aga panen selle parkimisaja kuskil, Randol pole siin autos seda parkimiskella millegi juures. Pole ma ostan kuskil ette ja kas ma ei ostnud mingi hetk talle seda või tõstnud enda seda elektroonilist siia. Ja siis ei tõstnud. Aga ma panen parkimisaja, kell on umbes 12. Lähen vaatame, mis saab. Umbes täpselt 1,5 tundi on möödas. Kui ma juba olin seal märkmiku ostmas, siis ma enam ei viitsinud hakata jääma, et istuma veel kuskile. Mõtlesin, ma käin ühe hooga läbi ja võtan nii palju asju, kui ma saan. Siin mingi Marja letisport 2. On aeg-ajalt neid mingi 20 või 50% alla hinnatud, igast mangost ja maasikaid ja asju. Nii et ma sain maasikat siit ja mango lastele 2 tükki. On siuksed, et kohe põhimõtteliselt tuleb ära süüa enne õhtuks on juba halvaks läinud. Aga igastahes siis ma sain lilled kolleegile. Ma isegi ütlesin, ma tulen kohe autosse ja kõik asjad saavad tõesti näidata. Sellised. Aga tädi ütles, et täna pidi tuuline ilmunema, et paneme ikka paberisse ja väga hästi, väga hoolitsevad. Siis ma sain Apollost sükse kinke koti. Maksis 3 eurot lambist. Aga pärast vaatasin ukse juures kuskil ära peidetud, olid nagu uksest sisse tulnud, tegelikult oli näha vasakul ääres, aga ma ei vaadanud enne. Ja siis olid need tavalisemad, aga vahet üle. See on ka väga kena. Mul tuli praegu meelde, et ma pean need jagas ju üks ostis ära need tossud ja need ei mahu sinna XS sahtlisse, kus ma arvasin, et need mahuvad ja üldse mul on iga kord siuke stress nende jaga asjade postitamisega, sest ma teen seda nii piisavalt harva, et ma täpselt ei mäleta, kuidas see käib. Aga jah, panen kolleegile natsukene nahahooldust. Ja siis lilled. Ja ega ma ei tea tegelikult, kas ta tööl üldse on täna, aga igal juhul ma käin läbi sealt. Siis lapsele ostsin sellise peegli, sest mulle ju 11 saatis on ja sellise alusiga peegli. Nagu päris suurte inimeste oma. Aga talle see hullult meeldib. Ja kuna see on nagu selline lamp ka küljes ja kõik asjad ja roosa ja kassi täpselt nagu talle meeldib, siis ma arvan, et see on päris lahe ja see on hea ka pakkida nagu selles mõttes paberisse, et kandiline on. Siis ma sain endale sellise märkmiku, mis oli 13 euro peale alla hinnatud ja nüüd ma kavatsen igastahes mingi hetk siia kõik asjad kirja panna, sellepärast et nagu paljud meist ilmselt ma ka nagu võitlen endaga kogu aeg, et kas ma olen piisavalt produktiivne. Ja tegelikult iga päev teed nii palju asju mööda minnes ära, mida ei pane nagu tähele ja siis õhtul võtad, pole midagi tehtud, nii et ikkagi ma kavatsen hakata tegema jälle seda tagurpidi tuulist ja panen kirja kõik asjad, mis ma ära teen. Ja siis mõned asjad ka, mida vaja on teha. Siis ostsin endale need unekapslid. Need olid otsas. Ja siis ma sain sellise number 8 küünla. Ma ei tea. Võib-olla ma pean tavalise ka ikkagi ostma, aga mõtlesin, et see on nagu see sära küünal, et äkki talle meeldiks selline. Siis ostsin paar pastakat
tähendab mitte paar pastakat, vaid ühe pastaka ja ühe selle keeltinteka. Mulle meeldivad need, mis on need 1 millimeetrisega, et võimalt laia kirja teevad, et hästi pehme on kirjutada. Pastakaid nagu läheb kogu aeg vaja. Praegult võib-olla oleks hea hetk kohvisaiakest proovida. Maitseb nii nagu ma kujutasin ette, et see maitseb peaks. Siis ma ostsin sokke. Praegult on ülihea. 34–36 sokid. Tähendab seda, et väiksemal on siuke 33 jalg. Mul on 36 jalg, 36-37. Keskmisel tüdrukult tegelt on juba siuke 39, aga need venitab jalga. Nii et ükskõik, kellel sokke vaja on. Ma neid lahti ei tee, sest ma tahan, et ikkagi igaüks oma sokkides korra looks. Aga kui on hommikul paanika, kellelgi sokid on puudu, siis on olemas. Endal ostsin aluspükse. Ja ma ei näita. Ja siis lapsel ostsin 2 kleiti H&M-ist. Sest et tema see sünnipäeva kleit on ka siuke, et peab nagu mugavam olema, on ja. Ta on sellest heast mugavast riidist ülemine osa on nagu T-särk. Alumine on siis selline. Ja kuna ma ei tea, kuna tal ei ole nagu praeguses suuruses kleite ja suvel nagu hea, kui on siukseid tõuksi kleite, need ei olnud nagu mega kalli. 13 eurot oli kleit. Siis ma võtsin talle mõlemat värvi. Ja kuna ta nagu kohutavalt fännab kleite, siis ma arvan, et tal on hea meel. Nii et ma panen ka kingipaki sisse. Aga viimasel hetkel, kui ma mõtlesin selle peale, kuidas ma lähen töökaaslasel ära viima seda lilla, või mul tegelikult tuli meelde, et pesamana tahtis hommikusöögi lauale neid samu, mis ma just ütlesin, minu jaoks ei olnud, nagu olid suht underwhelming. Minu jaoks olid suhteliselt siuksed, ma ootasin rohkem. See koka, see kirsi koka float, vanilja kirsi koka ühesõnaga. Siis nüüd ma olen realiseerimiskeskusele suht lähedal, et ma võtan neid ka paar tükki ära. Ja siis mõtlen edasi, ma praegu talle lilli ei võtnud, sest ma mõtlesin, et ma ei tea, kaua mul töökaaslase juures läheb. Et äkki närtsivad autos ära, nii et nüüd ma pean minema ikkagi Selverist lillad võtma ja tegelikult laua peale midagi hommikul äkki nagu süüa ka mingit lihapirukat või midagi. Ma ei tea, aga ma lähen igatahes, käin siit supsti ümber nurga ära realiseerimiskeskuses. Wow. Ja siis Selveris. Jälle, ühesõnaga, käisin realiseerimiskeskus ära. Mõtlesin seda, et ma ei hakanud ostma seda kokasiirat, seda kirsi koka floati, sest et esiteks me oleme seda juba proovinud ja teiseks ta oli poole kallim kui Pepsid. Nii et ma võtsin neile hoopis sellised maasikad ja kreem maitselised Pepsid. Ma arvan, et need võivad ka jumala head olla. Ja siis, et ise ka midagi uut proovida, siis ma võtsin endale troopilise maitsega Pepsi. Ma ei tea, miks. Tõesti lamp, mulle kunagi ei ole nagu lemmik. Alati ma valin ka mingi maasika või midagi, kui on valida. Aga kuidagi tuli siuke tunne. Lõhn on küll väga troopiline, aga Pepsi lõhn on ka. Maitseb nagu natuke Pepsit, natuke troopikat ja natuke keemiat. Ma olen päris okei. Päris okei seis. Nii, aga nüüd kolleegi juurde lilli viima ja kingitust. Tere hommikust! No hommik, vist tegelikult on hommik, ma ei mäleta, mis asi kell võib olla praegu, mis ta näitab. 9:45 on kell. Saatsin kõik ära objektidele, mul on täna kodukontor. Täiesti lõpp eile. Mul oli nii hea tunne, ma panin kõik oma asjad kalendermärkmikusse kirja.
nüüd on tulnud mingid uued asjad peale, mis ma pean veel panema. Aga ma ei pannud oma loenguid, sest et neid on nagu paar tükki ainult veel see aasta ja ma nagu arvasin, et ma tean. Ja ma arvasin, et eile oli neljapäev, et reedel on loeng. Käisin lapsega arsti juures, tulin tagasi, mõtlesin, et okei, et hakkan arvutis tegema ühte ettekannet, ma pean konverentsil esinema laupäeval. Ühel hariduskonverentsil. Ja siis mõtlesin, et vaatan, et kuidas mul on reedel see loeng, et ma pean enne loengut saama selle ettekande valmis, nagu mida ma pean esitama. See on mul pooleli. Ja tegin lahti telefonis selle graafiku ja loeng oli hoopis eile. Niimoodi, et pool tundi enne loengut ma avastasin. Issand, vedas, et Rando oli kodus, sõidutas kohale, mind saime ilusti tehtud ja lõppkokkuvõttes mul on jumala hea meel, sest nüüd täna ma ei pea nagu otseselt tööle minema kuhugi. Et ma saan arvutis teha rahulikult asju, vaadata siis laupäevaks videot, monteerida, sellega on ka see asi, et ma tegelikult üldse praegu pean nii muid asju täis, üldse ei tule meelde, mis asja ma meil üldsegi selles vlogis on. Pesamuna sünnipäeva asjad olid vist ja ta tegi ju ise lõpuks tordi, issand, see oli nii nunnu. Ta oli ise nii rahul sellega, lihtsalt nii nunnu. Ja väga maitsev tort tuli, aga põhimõtteliselt tegi selle realiseerimiskeskustus tehtud selle koogi põhja peale, aga üldiselt ma seda nagu selles mõttes ei soovita, et see oli maitsev küll, aga ta oli tegelikult päris üle peaaegu 5 eurot vist maksis ja ta oli hästi pisike tegelikult, mis on nagu selles mõttes hommikuks oli hea, et polnudki suuremat vaja, aga põhimõtteliselt nagu ja ta lagunes hästi ära, nagu karbist lahti tegid, siis ma tahtsin pooleks lõigata, panime vahele, laps pani siis vahele šokolaadipudingit, peale nutellat ja maasikad, aga see oli nii selline murenes, et hästi raske oli tast teha, et lõpuks jäigi siuke käkk. Aga väga tore sünnipäev oli selles mõttes, et tore hommik oli meil ja kõik asjad. Tahab jalgratast sünnipäevaks, käisime vaatamas eile ja 8-aastane põhimõtteliselt ei ole nagu mingeid erilisi nõudmisi, aga alla 420-30 põhimõtteliselt ei olnud poodides ja mõtlen, et äkki saaks natuke soodsamalt, et nüüd on Tallinnas ühes poes oli sama ratas põhimõtteliselt, mis siin oli üle 400 ja seal oli 329. Nii et Randol sõber tuleb täna Tallinnast, et äkki ta saab ära tuua sealt poest selle, see oleks super, siis ta saaks oma ratta kätte ja 100 eurot soodsamalt praktiliselt. Ja siis nüüd ma lähen arvutisse ja siis kolleegile sain lilled viidud. Jah, ma ei teagi nüüd, eile ma natuke selle ehmatustega siin, et loengut ajad valesti meeles olid ja niimoodi, aga see suur märkmik A4 on väga hea. Siin on väga hea kõik asjad kirja panna, mahub hästi ilusti ära. Et nüüd ma lähen arvutisse, ma pean ära tegema raamatupidamiseks seose asja. Mõtlesin, ma proovin AI-d kasutada selleks. Jagas panin mingeid asju jälle müüki paar tükki. Ja ma tahaks valget triiksärki, ma mõtlesingi, et ma ei lähe poodisse, kuigi ma tahaks nagu sellist, mis istuks ilusti. Aga ma vaatan, ma mõtlesin, et kui ma jagassan ühed need lapsed tossud sain müüdud, et mitu päeva tagasi panin juba posti, kas inimene pole järgi käinud, et kui see raha nagu nüüd ära laekub, siis ma vaatan jagast selle raha eest, et siis ma ei pea nagu nii-öelda päris raha kulutama, sest et lapsel on ka homme sünnipäevapidu, mis läheb ka päris palju maksma ja selles mõttes nii või naa on hea variant, kui kulutadagi nagu seda raha, mis jagas asjade müügist saab. Et homme ongi tegelikult ülitobe, lapse sünnipäevapidu hakkab 11. Täna õhtul on Rando teise sõbra juubel ja minul täpselt kell 11 on ettekanne seal konverentsil. Nii et Rando peab ise hakkama saama hommikul selle sünnipäevaga, et ma teen selle esitluse ära ja siis lähen nagu sünnipäevale. Aga üldiselt rääkisin Beritiga siin ja võib-olla räägin Eglega ka, et nad seal sünnipäevapeal siis aitavad teda alguses natuke aega, seepärast, et ta on kindlasti suht väsinud, kuna täna on see juubel ja ma arvan, et neil läheb pikale.
ja noh, ma peaks ka minema sinna juubelile, aga ma lihtsalt praegu mõtlen, et ma olen nii väsinud, et ma vist ei lähe, sest et noh, see sünnib esiteks ja see konverentsil ikkagi, kui sa esined, sa ei saa nagu olla sihuke väsinud eelmisest päevast. Eile kusjuures oligi loeng selle ühe hästi laheda seltskonnaga, kel mul on loengud, nüüd oli nagu viimane loeng nendega, et lõpuseminar veel tuleb ja siis ma neid ei näegi, kui nüüd just magistrisse ei tule õppima. Et võib-olla siis magistriainet kunagi. Aga jah, ma lähen vaatan, sorteerin ära selle materjali, mis mul on blogide jaoks. Vaatan, palju seal on, mida seal on. Proovin selle kokku panna ja ette ajastada. Kusjuures ma küsisin seal, vaata saab postitusi ka YouTube'is nagu teha. Et ma ise olen vaadanud, mõned YouTuberid teevad neid nagu reageerivad mingitele videotele. Et osad on päris lahed, oleneb nagu teemadest. Mina olen vaadanud siukseid, kes nagu, niisugused kanalid, nagu, kus räägitakse kokkuhoidmisest ja siukesest eelarvete koostamist, siukest asjast, on ju. Ja siis reageerivad mingitele kanalitele, kus siis mingi kulutatakse näiteks hästi palju või niimoodi. Ja üks päev vaatasin seda Sevakini mingit videot, kus ta reageeris mingile asjale. Ja siis ma paningi sinna nagu polli sinna YouTube'i posti, et kas te tahaks ka näiteks, et ma reageeriks mingitele videotele, teeks mingeid siukseid videosid. Ma ei ole kunagi teinud, ma pean natuke mõtlema, kuidas see tehniliselt käiks. Aga seal tegelikult 70% inimesi arvasid, et võiks teha seal vastustes. Et nüüd on lihtsalt see, et siis võikski mind tagida mingites videotes, näiteks Instagramis, kus mul on siis Maria Roosbaum on see kasutaja. Ja või siis saata mulle mingeid videote linke sinna privaatsõnumisse Instagramis on ju, või Facebookis vist ka Instagramis. Et siis ma saaks vaadata, mis videod on ja mõelda välja, kuidas see reageerimine käib ja niimoodi, kuidas seda tehniliselt teha. Ja siis üks asi oli see, et laps vaatas mingit malluka videot üks päev ja kuskil välismaal oli vist Austraalias äkki ja tal olid need prillid, millega sai filmida ja pildistada nagu. Ja siis mõtlesin, et tahaks täiega katsetada, nendega oleks nii hea nagu mingeid asju käia ja vlogida vahest. Pilte teha, laste kontserte, töö juures ka, kus ma nagu räägin mingi sotsiaalmeediast ja siis turundusest asjadest saaksime loengutes kasutada neid õppida. Aga ma vaatasin, et nad olid siin mingi Eestis paaris poes olid, aga nad olid nagu tunduvalt kallimad, kui oleks netist tellides. Nii et vaatab, võib-olla ma siis ühesõnaga praegu mõtlen, et kui ma saan nad kuskilt, siis eks ma siis räägin ja näitan ka. Aga jah, praegu sõin peekonipirukat, Spirit käis hommikul läbi, jõime ühe kohvi ja siis ta tõi pirukaid ja eilsed kanapastat sõin hommikusöögiks. Väga hea oli. Külmalt, nagu mingi makaroni kanasalat. Nii et nüüd mul on päris hästi lihtsalt, ma ootan, et tuleks hull inspiratsioon ja jõud ja power, et hakata tegema asju, aga kuidagi nagu ei tule. Nii et ma pean vist hakkama natuke suruma seda. Ja see raamatupidamise asi, mis mul on teha, ma tahan proovida kasutada AI-d. Kas ta saab aidata mul see ChatGPT ära teha selle asja lihtsama vaevaga. Vot, tahaks jah need asjad praegu ära teha ja järgmine nädal saab ka päris tihe ja lahe olema. Mul on üks tööreis tulemas küll nüüd mõne nädala pärast, aga järgmine nädalavahetus meil on vist Tallinnas, sest Randol üks sõber avab restorani Tallinnas, et lähme sinna avamisele asjadele, et vaatame, mis me järgmistes vlogides teeme, aga selle jah, ma tõmban siin kokku ja aitäh, et sa olid ja ma loodan, et sul on kõik hästi ja näeme jälle mõne päeva pärast. Tšau!